Esimesena on meil siin Maaülikoolist Madis Levits, kes räägib meile siis metsalindude tervisestatistikast. Nii et kui teil on peale seda ettekannet küsimusi, siis palun nii-öelda järjekorras tõstke käsi ja me viime teieni ühe mikrofoni, et teie hääl paremini kosta oleks. Ole lahke, Mati. Nii, tere ka minu poolt ja ennekõike siis palju õnne Vanakesele. Mõned aastad veel, siis on väga ilus number juba ees. Aga mina teile üritan siis rääkida natukene, mis juhtub lindudega, kui nad on sattunud abitusse olukorda või mida me oleme uurinud neid. Teemapüstitus on väga lai, tihtipeale mida laiem on teemapüstitus, seda raskem on leida neid olulisi punkte, mida on niivõrd palju, mida tahaks edasi anda. Aga ma loodan, et minu ettekandest ikkagi saate mõne idee ja mõned uued teadmisega, millega koju minna ja nii ennast harida kui ka oma lähedasi harida. Ennem kui me alustame millegi sisukamaga, siis me peaksime nagu aru saama, mis asi see tervis on. Et kui me võtame inimeste poolt, siis selline klassikaline, mida Maailma Terviseorganisatsioon on kirja pannud, on siis tervis on füüsilise, vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse heaolu seisund. See ei tähenda, et sa oled haige, kui sul on mingi konkreetne tõbi küljes. Isiklikult mulle meeldib natuke rohkem seda laiendada ja kas me saame ka alati täpselt samaväärselt termineid kasutada inimeste meditsiinist loomadele, ja eriti metsloomadele. Et mis mulle meeldib ja mida on pandud ka kirja, et tervis on looma võime edukalt toime tulla bioloogiliste, sotsiaalsete ja keskkondlike muutujate tulemiga, sest ühe haiguse või eriti kliinilise haiguse väljakujunemine, mis võib siis põhjustada reproduktsioonihäireid või lausa surma, selle väljakujunemiseks meil ei piisa ainult mingist kindlast patogeenist, mis siis haigestab. Meil on vaja kindlasti ka vastuvõtlikku organismi ja isegi see vastuvõtlik organism, eriti kui tal on mingisugune immuunsus või kaitsevõime, siis ta ei tarvitse üldse haigestuda. Ja kindlasti väga olulisel kohal, mida me ei saa kunagi ära unustada, on keskkond. Ehk siis selline klassikaline haiguse väljakujunemise triaad, ehk meil peab olema organism, kes on vastuvõtlik, meil peab olema mingisugune faktor ja see faktor ei pea olema bioloogiline. Olulised faktorid on ka sotsiaalsed. Inimeste puhul me saame väga hästi aru, et stress võib põhjustada haigust ja me tihti lähme väga suure stressis arsti juurde, saame hunniku tabletti ja oleme haiged ja krõbistame ja oleme rõõmsad. Et muidugi selliseid asju on väga raske loomade puhul hinnata, kui suur see mõju sotsiaalsetel faktoritel on. Tunduvalt lihtsam on igasuguseid bioloogilisi asju mõõta või keemilisi. Ehk siis me ei saa tervist ainult mõõta mingi faktori puudumisega, sest tihtipeale, eriti kui me räägime patogeenidest, siis need loomad kannavad väga palju huvitavat materjali, olles ise mitte sellest oluliselt mõjutatud, vähemalt tervise seisukohast. Nii et see metsloomade tervis ei ole selline stabiilne bioloogiline staatus, vaid on selline dünaamiline moodustis, mis siis suuresti baseerub meie enda nii-öelda teadmistel, kokkulepetel ja ka ootustel. Nii et see võiks olla see, kui me räägime tervisest, et mitte ainult mingisuguse haiguse olemasolu, vaid kuidas loom suudab vastu panna ja võib-olla täiesti normaalne osa mingisuguste patogeenide, haigustekitajate olemasolu loomaorganismis.
aga minnes nüüd natuke, mida me näeme, et just kliiniku baasil, et ega seda metsloomade tervist on päris raske monitoorida nii-öelda looduses, sest see on kallis, keerukas on neid loomi püüda, sest enamasti me vajame ikkagi mingisuguseid proovimaterjale, et midagi määrata. Ja tihtipeale, ega me ei teagi, mida määrata alati. Ja see teeb selle asja väga keerukaks, tihtipeale väga kalliks, siis teinekord on väga hea kasutada selliseid passiivseid seiremeetodeid, kus loomad tulevad nii-öelda ise arstile, muidugi inimese kaasabil, sest ega keegi ei käi neid kuskilt paksust metsast otsimas. Ja mida me näeme, selline kõige klassikalisem patsient on ikkagi meil teatud trauma patsient, on see siis klaaspinnad, on need kokkupõrked autode, muude transpordivahenditega, infrastruktuur, ehk siis nagu eelnev kõneleja mainis ka ala elektriliinid, muud infrastruktuurid. Et need on tegelikult sellised kõige klassikalisemad põhjused, mis on. Muidugi hea on see, et nad on, kui me jätame selle ja see põhjustab füüsilist vigastust tavaliselt. Ja kui me jätame füüsilise vigastuse seal kõrvale, siis tegelikult ennem seda füüsilist vigastust need loomad olid enam-vähem terved, ehk siis näiteks kui me isoleerime mingisuguse haigustekitaja selle looma juurest, et see võib ollagi antud looma normaalse mikrofloora või bioloogilise fauna osa. Ja ei tarvitse üldse põhjustada tervisehäda. Nii et selles mõttes on tegelikult päris head need patsiendid. Kindlasti väga oluline sel kohal on rünnakud teiste loomade poolt, eriti just koduloomad, mis on ka inimtekkeline faktor. Ja nüüd me jõuame ka sellistele võib-olla natuke tundlikumale teemadele, ehk siis me näeme ka väga palju lasketraumasid, et olenevalt siis tihtipeale liigilisest ja sellest me räägime ka natuke hiljem. Lasketraumasid on Eestis eriti ka kaitsealustel liikidel väga palju. Siis on kindlasti olenevalt aastaajast väga tähtsal kohal orvud, kuivõrd tihtipeale on tegemist hoopis lapserööviga. Kuna inimesed tegelikult väga hästi ei tunne enam nii-öelda loomade loomulikku käitumist, see, et mingisugune loomalaps lahkub oma ema juurest või pesast ennem täielikku lennuvõimestumist. Seda ei teata, kuigi oleme ausad, et tänapäeval 1-2 otsinguga on kõik informatsioon saadaval, aga inimene on juba selline laisk kerukas. Ja tihti tegelikult on lapserööviga ja teinekord tulebki inimesele otse välja öelda, et tegelikult sa ei aita, vaid oled teinud lasteröövi. Siis on ka mürgistused, muidugi mürgistuste uurimine on komplitseeritum kui eelpool mainitud asjad ja nakkushaiguste levik, eriti avastamine. Muidugi, kui on mingisugune väga suur ja ohtlik nakkushaigus, siis tavaliselt toimub suremus ikkagi metsas ja me ei näe seda, kuivõrd on tõesti mingisugune suur. Ja väga suur osa nendest põhjustest on võimalik kokku võtta ikkagi inimtekkelistest põhjustest, ehk siis need on kas siis otseselt või kaudselt seotud inimese tegevustega või mingisuguste tegemata jätmiste puhul. Ja korra tulles tagasi nakkushaiguste juurde, väga paljud haigused on inimestel, koduloomadel ja metsloomadel ühised, kuigi teinekord, kui te eriti kirjandust vaatate ja meediaväljaandeid, siis väga tugevasti nii-öelda üle dramatiseeritakse seda, et olles töötanud väga pikalt nendega, ma ei ole väga midagi tõsist küll neilt saanud. Ja kui ma isegi küsin täna teilt siit klassiruumist, kas keegi on saanud mõne haiguse metsloomalt, siis vaevalt väga keegi kätt tõstab, aga kui ma küsin, et kas keegi on saanud mõne haiguse inimeselt, siis kõik tõstate käed. Nii et kui te tahate kedagi karta, ärge kartke metsloomi, kartke inimesi.
ja see võiks olla üks väga oluline sõnum, mida edastada, et mis siis sellised olulisemad tervisehädad on? Kindlasti on, kuna füüsilised traumad on sellised põhilised, siis lindudel on väga õrnad igasugused nii-öelda tiibadega seotud struktuurid, on need siis luud, liigesed ja olenevalt siis trauma iseloomust hästi klassikaline on kaarnalumurd, eriti kui me lendame siis sellisesse ilusasse klaasaknasse, muidugi liigesevigastused ja liigesevigastused on tihtipeale väga halva nii-öelda prognoosiga tänu sellele, et kui tekib ebastabiilsus seal liigeses, siis organism võtab seda ikka kui nii-öelda luumurdu ja hakkab sinna ümber nii-öelda stabiliseerivaid pudet moodustama, nagu ka luumurru puhul. Ja tekib nii-öelda jäik liiges ja lind nii-öelda progresseeruvalt kaotab lennuvõime, pluss veel igasugused liigesevigastused on väga valulikud. Kui meil inimestel on mingisugune liigese häda, eriti kui me mõtleme vanemaid inimesi, siis me hakkame sööma igasuguseid valuvaigisteid ja sellise looma loodusse laskmine, kellel liiges nii-öelda on valus, ei ole võib-olla kõige parem. Teine koht, mis on väga õrn, eriti röövlindudest, on silmad. Need on väga suured, linnud on väga palju pidanud kaitsvaid mehhanisme, oma anatoomilisi nii-öelda struktuure oma silmade ümbert ära kaotama, et seda suurt silma pea sisse mahutada. Kui me teeme väikese võrdluse, siis ühe röövlinnu silm kui suur peaks olema inimese silm, et see mahuks võrreldes nii-öelda röövlinnuga. Inimese silm peaks olema grapefruudi suurune. Nüüd mõtelge, mida te kõike peate kaotama oma silmakoopast ja nii edasi, et see silm mahuks teile pähe. Nii et nad on väga õrnad ja eriti kui neil on mingisugune trauma, kus on kokkupõrge pea ja mingisuguse objektiga, siis on väga levinud silmavigastused. Ehk siis laias laastus kolmandik patsientidest, röövlindudest patsientidest, kes satuvad kliinikusse, on mingisugune silmavigastus. Muidugi raske on see, et 80% sellest vigastustest on tavaliselt silma tagumistes struktuurides, mis siis saab nii-öelda uurida ainult spetsiifilise aparatuuri all ja tavaliselt üldanesteesias. Ja siin on ka pilt silmapõhjast, kus on siis reetina irdumine, rebend ja verevalum. Ja kindlasti olulisel kohal on ka sekundaarsed infektsioonid, et tihtipeale kui mingisugused luumurrud on või haavad, siis kuna lindudel on nahk maru õhuke, siis need perforeeruvad ja saastuvad keskkonnaga, nii et me saame tavaliselt sekundaarse mikroflooraga. Kui muidugi on veel mängus olnud mõni koduloom, eriti kassid, siis olukord on väga halb. Just kolleegid Ühendriikidest tegid retrospektiivse uuringu ja nende puhul 80% kasside käest läbi käinud, isegi kui seal ei ole väga midagi näha, see võib olla väga väike täpike, siis isegi antibakteriaalse raviga väga suur osa nendest sureb, nii et isegi kui see kass ei tapa teil ja kassid tapavad päris palju metslinde, siis isegi kui ta mängib sellega, siis suure tõenäosusega ka need linnud, kes suudavad pehku panna, ei jää ellu. Orvud lapserööv, sellest ma juba rääkisin, kindlasti üks hästi oluline asi, mis igasuguste orbude puhul peab meelde jätma, et esimene asi ei ole kunagi ja ükskõik millise metsaoma puhul ja ka inimeste puhul ei ole toit, kui te tahate neid abistada või päästa, just eriti kui on tegemist päästnud. Ehk siis esimene asi on alati soojus, ehk siis tuleks taastada kehatemperatuur, sest kui ta on alajahtunud, see toit niikuinii seal ei liigu. Kui see toit ei liigu sõidetraktist, ta läheb suure tõenäosusega roiskuma, mis ei ole üldse hea. Järgmisena tuleks taastada nii-öelda vedelike tasakaal ehk anda vedelikke ja siis alles toit, nii et vanaema
printsiip, et toit esimesena ja jutt järele ei toimi, et see võib hoopis viia surmani. Kurtunud loomad, mida me näeme ka teinekord, on samamoodi väga oluline, et mitte esmalt anda süüa, sest kui sa oled kurtunud, see tähendab, et sa kulutad kõik oma energia, et elus püsida, sul ei ole energiat isegi, et soolemotoorikat, rääkimata seedeensüümide, maamahlade tootmiseks, siis tavatoiduga nad ei saa sealt üldse toitu, see jääb seisma, läheb roiskuma ja võib põhjustada hoopis kiiremini surma. Nakkushaigused, harvem põhjused, tihtipeale linnud on hästi tihti kandjad, nad ei ole kliinilised haiged, nii et neile ei tarvitse üldse see mingisuguseid terviseprobleeme põhjustada. Näiteks praegu on levimas Euroopas kõrge patogeensusega, mis tõesti põhjustab haigestumust ja suremust, lindude gripp, et on Ungari, Saksamaa, Šveits ja Poola on kõik juba positiivsed. Nii et suure tõenäosusega, eks ta on siit meilt ka läbi läinud või nüüd kevade võib tagasi tulla. Ja mürgistused, muidugi mürgistuste puhul tegelikult ega me väga täpselt ei tea, mis meil toimub ja mis meil on probleemiks. Mõningate puhul, mida me oleme rohkem uurinud, näiteks merikotkadiabiit, seal meil on juba mingisugune aimdus, aga väga paljud teised nii-öelda kemikaalid, et maru kallid uurida ja ka teinekord tehniliselt keerukas. Kui vaatame korra, et kui palju siis meil neid patsiente on olnud, siis enamik, pea 90% on meil linnud. Kuna nad elavad inimestel lähemal ja neid on liigiliselt rohkem, isendeid vastu on ka rohkem ja tänu sellele neid satub ka meile kliinikusse oluliselt rohkem. Ja kuna me tegeleme enamasti väga suures osas ikkagi kaitsealuste liikidega, kuna ressursid on piiratud, enamik meie patsientuurist ikkagi tuleb läbi meie koostööpartnerid, kelleks on siis Keskkonnaamet, siis me näeme, et laias laastus 2/3 enam-vähem on kaitsealustest liikidest. Ja huvitav on vast isegi see, et eks me oleme vaikselt hakanud, vaikselt arenenud ja iga-aastaselt ikkagi nii-öelda patsientuur laias laastus 30% või isegi 3/3 võrra kasvab. Kui te küsite, mis see siis nii-öelda reaalne number on abivajajate osas, kaitsealuste liikide osas, siis on väga raske seda öelda. Ma usun, et teadlikkuse kasvamisega, inimese jalajälje suurenemisega kindlasti tulevikus on see kasvav trend. Ja sellised top 5 linnuliiki on merikotka, siireviu, piiritaja, helilasviu, kanakull. Tulemustest natukene hästi põgusalt, õnneks veel ei ole siin näppu viskama hakatud, siis väga palju on eutanaasiat. Ja miks? Sest metslindudel on väga palju sellist evolutsioonilisi kohastumusi, mille kaotamisel nad ei ole võimelised enam looduses toime tulla. Ja lihtsalt nende kuhugi puuri pistmine ei ole ka minu arust vajalik ega, sest me peame vabastama täiesti tervenenud lindusid, loomi, kes tulevad looduses ilusasti toime ja kui on mingisugune spetsiifiline piirang ravile, evolutsioonile kohastumus, mida me ei suuda taastada ja me teame, et isegi pikas perspektiivis ta ei tule looduses toime, siis me ei saa väga midagi teha. Mis me veel teeme? Me oleme hakanud rohkem saama ka
just Keskkonnainspektsioonilt soove, et me viiksime läbi mingite lindude surmapõhjuste ekspertiise. Eks esimesed läksid päris raskelt, aga ega ei tahetud väga uskuda, kuulata, aga tegelikult probleem on väga suur ja isegi patsientuurist me võiks öelda 5–10% kaitsealustest liikidest on sellised juhud, mille puhul tegelikult inimene on siis kas tahtlikult või tahtmatult teinud antud liigile halba ja sellised olulisemad tegelased, kellega me kokku puutume just selliste väärtegude või pahatahtlike tegude puhul on ikkagi kanakullid, väikepistrikud, päris mitmed juhtumid ja kotkad ja mõnedki tavapärasemad ka, et küsimus on rohkem selles, et kas meile neid jõuab täpselt nii palju. Et selles osas me oleme kohati ka selline, me näeme neid probleeme, mis siis, ja me oleme võimelised neid identifitseerima, mis on ka tihti eetiline. Me viime läbi ka uuringuid, selleks me kogume patsientidelt bioloogilist materjali, on need siis vereproovid, mida me nii-öelda kliinilise seisundi sedastamiseks vajame, me säilitame sealt osa alati, et kui tekib vajadus mingisugused uuringuks, saame kasutada samamoodi koeproovid eutaneeritud või surnud patsientidelt. Mida me oleme teinud merikotkaste surmapõhjuseid ja lähiajal peaks vähemalt laboratoorselt hakkama tegema rodentitsiidide ehk siis rotimürkide ja ravimijääkide just nendest samadest bioloogilistest koeproovidest, mis me oleme loomadelt kogunud, sest need on probleem. Näiteks teise põlvkonna rodentitsiidid on väga levinud kassikakkudes. Näiteks Taanis on 100% saastumine uuritud lindudest, samamoodi ka väga ligilähedane, ma täpselt numbreid ei mäleta, Norras ja teistes riikides. Nii et siin, eriti kui me tuleme liigi tegevuskavadesse, et kes siin koostavad või planeerivad, et tulge, räägime, meil on ka midagi pakkuda, et kaitset parandada. Ja näitena merikotkal üldiselt läheb hästi ja kui mõne poliitikuga räägid, siis kindlasti ta küsib, et kuidas läheb. Ta läheb hästi, aga varasemalt me ei näinud ka näiteks pliimürgistusest probleemi, sest merikotkast ei olnud lihtsalt. Selliseid patsiente ei saanudki tulla. Nüüd, kus neid on oluliselt rohkem, me näeme ka seda probleemi, mida varasemalt meil ei olnud võimalik väga hästi tänu kloororgaaniliste pestitsiididele näha. Ja 51% või 52% ehk siis natuke üle poole surmapõhjustest, mis me oleme tänaseks päevaks nii-öelda kõik keemilised analüüsid ära teinud, on liig probleemiks. Ja siin samas video peal ma loodan, mida te olete nüüd siin vaatanud, see surm väga kole, see on väga jõle surm, nii et see ei ole ainult tervise küsimus, see ei ole ainult keskkonna saastamise küsimus, sest kui ma viskan aku või muu asja kuhugi metsa alla ja inspektsioon näeb, siis ma saan trahvi, aga kui ma lähen, paugutan igale poole seda mürgist kemikaali ja jätan veel selle, kuna ta kudedes fragmenteerub, jääb sinna laiali, siis ja jätan selle nii-öelda anniks metsloomadele, mürgitades neid, siis see on okei. Minu arust ei ole see okei. Ja see on heaolu küsimus, samavõrd kui on tervise küsimus ja on ohtlik ka inimesele. Ja kindlasti on väga kurb see, et väga palju neid kotkastes on saanud pihta nende kuulidega, mitte ei ole see kuul seedetraktis, kus ta imendub, vaid on kuskil kudede vahel. Ehk siis mina julgen väita tänasel päeval ja ka teisi liike nähes, et kullisõjad, mis nõukogude aeg oli, on veel täiesti adekvaatne ja toimiv asi meie keskkonnas. Ehk siis siin on üks pilt, kuidas üks kuul, tihti räägitakse märgaladest, haavlitest, aga see on ainult pool jutust. Teine pool jutust, ehk siis kuulid, mis teinekord on eriti inimtervise seisukohast veel olulisem,
me peaksime selle peale vähemalt samaväärselt rõhku panema, kui me räägime haavlite kasutamisest. Ja kõige nõmedam selle asja juures on, meil on väga head alternatiivid olemas liid mittesisaldavate laskemoonade osas. Küsimus on ainult tahtmises neid kasutada ja vähendada seda keskkonnasaastet, terviseriske ja heaolu. Enam-vähem. Meil on nüüd minut aega küsida Madiselt küsimusi, see on kindlasti temaatika, kus tekib küsimusi, nii et kui kellelgi on küsimus, siis tõstke ka käsi. Ma mainin ka selle ära, et küsige praegu julgelt, et mul varsti hakkavad õhtuni välja loengud tudengitele, nii et ma lähen varsti ära. Kui keegi ei taha küsida, siis ma küsin. Ahah, siin on küsimus. Oot, ma annan mikrofoni. Mark olen mina. Missuguses kujunes selle merikotka saatus, kes mida me siin praegu näeme? Ma eutaneerisin, sest antud merikotka vereplii tase oli analüsaator, mida me kasutame kliiniliselt, on ülemine määramispiir on 65 mikrogrammi detsiliitris ja tegelikult nende on võimalik ravida, aga selliste hästi raskete juhtumite puhul ligahustab põhimõtteliselt kõiki elundsüsteeme, organismi füsioloogilisi toimimismehhanisme, sealhulgas ka nägemine, närvisüsteem, sest tihtipeale tegelikult sellist väga head ravi ei ole. Kõige parem ravi või on ennetamine. Nii et antud linnu me panime magama, sest küsimus on heal, kas me laseme tal seal piinelda. Kuidas sellise akuutse mürgistuse puhul on surmgi lämbumise teed, sest ta ei suuda enam lihaseid kontrollida, lindudele hingamine lihaste tööl baseerub, linnakorvi laiendamine, ahendamine ja kuna lihased kaotavad töövõime, ta lihtsalt lämbub, mis on, ma ei tea, kas lämbumissurm vast ei ole väga meeldiv. Plus veel näiteks Ühendriikidest kondorite ja valgepea merikotkastel on ka see, et madalad kontsentratsioonid pliid põhjustavad tihti või on nii-öelda soosivad selleks, et nad satuksid õnnetustesse, lendaksid turbiinidesse ja muudesse objektidesse, kuna ta kahjustab nägemist. Nii et tänase päeva meditsiini seisukoht, just humaanmeditsiini seisukohas on, et ainult ohutu kogus pliid või organismile on null. Nii et ja plii on ju keskkonda jõudnud tänu inimtegevusele, mitte et ta oleks looduslikult meil väga kuskil olnud, et ta ikkagi asub kuskil sügaval maapõues, nii et me oleme selle ise välja võtnud ja keskkonda paiskanud. Üks asi on lindude puhul need traumad, mis on kohe selgelt väliselt näha, aga kui palju sa näed selliseid asju, mis on enda lindude sisemised, ütleme kas või siukseid ületoidetud linde, kas sellised üldse näiteks jõuavad sinu juurde? Ütleme niimoodi, et neid tihtipeale on hoopis probleem vastupidi, et kui keegi on võtnud mingisuguse eluka ja üritanud teda aidata, siis terviseprobleemid tekivad. Jah, ületoitumine on probleem, aga tihti me näeme hoopis vastupidi, et mingist hetkest nad on hoopis väga kehvaks jäänud. Tänu sellele, et on olnud, tavaliselt see käib sedasi, et toidetakse ja armastatakse, muutuvad väga raskeks valed pidamistingimused, siis tekivad teatud probleemid, näiteks pododermatiit ehk siis haavandide jalataldel, siis nad ei söö, tekib infektsioon ja siis me näeme neid väga kehvades seisudes hoopis linnukesi, nii et aga et see on nagu suurem probleem, ma isegi ütleks, aga see on juba tavaliselt natuke pikema protseduur. Teine asi, eriti kui on tegemist selliste väikeste loomalastega, siis valest toitumisest võib olla hoopis nii-öelda metaboolne luuhaigus, kus siis on
vale toitumise tagajärjel kaltsium-fosfor suhte tõttu näiteks need luud ei ole korrektselt arenenud, on liigestes probleeme, luud on sellised väga ebarlikud. Tead, ma olen 2 kõrvukratsu näinud, kellel olid hulga nii-öelda murdusid ja liigese muutusi ja nii edasi, et just nii-öelda luulises. Nii, aeg on nüüd täis ja ma ei tahaks väga teil lasta küsida, nii et kui nüüd teil on mõni küsimus, siis haarake pärast kiiresti Madisel nöörist kinni ja vedage ta kuskil laua taga ja rääkige seal.